Millest üks vaktsiin üleüldse koosneb? Ühe vaktsiini sees kõigepealt on osake tekitajast või tekitaja ise. Ehk siis see haigustekitaja on ta siis viirus või bakter, kas tema seinatükk, mingi osa rakust või terve rakk, mis on või ühik, mis on ära inaktiveeritud. Et see osa, mis siis immuunsüsteemi tööle paneb, see on seal sees. Teine osa on sellest, et see peab millegi peal olema. Ta ei uju lihtsalt lahtiselt vee sees ringi, et tule immuunsüsteem ja saa must aru. Ta ei saa sest niimoodi aru. Ehk siis ta peab olema mingi kandja peal näiteks. Et ütleme näiteks alumiiniumsoola peal, et immuunsüsteem saab aru, ahah, siin on tegija ja ma pean sellega tööd tegema ja tükk aega tööd tegema, mitte nii, et korraks nägin ja unustatud. Ehk siis on kandjad. Siis on säilitusained, et see vaktsiin selle ampulli sees ka püsiks koos terve selle aja, mis ta peab ette nähtud olema seal sees. Ehk siis ei lagune, ei muutu, ei muuda oma omadusi, ehk siis kübeke säilitusaineid ja võib-olla siis järgmiseks on veel suspensioon, eks ju, et ta on jagunenud ühtlaselt, et ei ole ühes nurgas või teises nurgas, vaid et see antigeen või ütleme see tegija osakene, siis see, mille peal teda hoitakse, et see on kõik ühtlaselt ära jagunenud. Ja võib-olla sinna vaktsiini sisse on jäänud ka üks kübe näiteks seda inaktiveerivat ainet, ütleme näiteks antibiootikumi, mis hoiab ära mingite seente või mille tahe muu kasvu või üks kübekene formaldehüüdi, mis on mõeldud selle viiruse ära surmamiseks. Lihtsalt jäljed on järel seal sees. Ja teinekord, kui on seda tegijat kasvatatud näiteks munavalgu peale, et siis mõni jäljekene munavalgust võib seal sees olla. Et kõik sellised komponendid, mis tegelikult inimese igapäevaeluses on täiesti olulised kohad. Me sööme puuvilju, me joome vett, me kõnnime tänaval ringi, me hingame sisse, mida iganes õhk meile ette pakub. Et need samad komponendid on tegelikult meie ümbritsevas elus. Ainult, et vaktsiini sees on nad kokku panduna nii, et see vaktsiin oleks toimiv, et me saame teda tõepoolest organismi viiduna kasutada immuunsüsteemi õpetamiseks. Rohkem infot vaktsineerimise kohta leiab Tervisekassa veebilehelt vaktsineeri.ee.